tahtsingi öelda, et täna me räägime, esimeses pooles räägime natuke sellest, kuidas peale hakata. Tahtsime 2 kärmest panna ühte ruumi, sellepärast et keegi pole ju harjunud pärast COVID-it turust väljas käima ja need, kes on tulnud, saavad siis 2 asja, et siis kuidas Amazonis üldse ettevõtlus välja näeb. Ja lisaks räägida natukene ka meie exit-ilust, mis oli päris suur väljakutse ja kestis 18 kuud. Tahtsime siis jagada seda, kuidas läpakaga miljonäri ehitada ja suht digitaalselt vaba tegevust on. Kes teist arvab, kui realistlik on üldse selline võib-olla picture perfect elustiil? Kas see on nagu mingisugune jaburduus või mõni inimene reaalselt suudab seda elada? Ma ei suuda tegelikult, päriselt ei suuda. Ja samas, ütleme nii, et kui sa teed oma ettevõtet läpakaga, siis tegelikult, kui sa tahad teha elustiili, siis niimoodi sa võid teha. Meie täna oleme siin Spring Hubis ukse taga Meenusuma tiimiga. Meie sellist elu ei ela, aga meil on ka selles mõttes ambitsioon pärast exitit ikkagi minna 2 uue Ameerika ettevõttega edasi, nii et me ei otsi sellist 2-tunnist tööpäeva, vaid me ikkagi töötame tavaline ettevõte. Sa saad seda ja sa saad teha ka tavalist ettevõtet, nii et sõltub, kus sa parasjagu oled. Tundub, et ma pean minema sinna arvuti juurde klikkima või siis ühe lapse kutsuma, et hei, kliki nüüd. Kus mul lapsed on? Lapsega on. Jaan, aga tule siia palun. Siis kui ma ütlen, siis sa oled Joonas väga hea. Vaata arvuti küljes on need nooled. Ja siis kui ma ütlen, et vajuda, siis sa vajuda. Sa võid sellega tuuli võtta istuda, siis sa ei ette kellelegi. Ma katsusin natukene aru saada, et kus sa täna võiksid olla Amazoniga seoses. Kas sa kardad alustada, oled kuulnud, kardad alustada, tundub hästi keeruline, sest riskid on suured. Kas keegi on selle koha peal praegu? Aga kuidas on see infotulvas orienteerumine välja tulnud? Tundub keeruline või tundub loogiline? Keeruline? Okei, katsu natuke lihtsamaks teha. Protsessid räägime Ivaniga koos läbi. Aga kas need inimesed, kes siin täna kohal on, kas te pigem tahaksite ehitada tavalist ettevõtet või asukoha vaba ettevõtet? See on lihtsalt mindseti küsimus, siin ei ole õiget ega vale vastust. Kes tahab tavalist ettevõtet, kus on palju inimesi tööl? Kõik tahavad asukoha vaba. Palju väga hea ju, vau, teil on kohtumisi siin piitsalistil. Selle on see väike keedika vahetus vahepeal. Vaata veidi laadimine. Meil on meie ilm on ju selline jama suusa ilm 9 kuud, nagu me teame. Nii. Arvan, et see vaideb seal vahepeal. Aha, tuli. Et teie kohta me saime nüüd teada, natukene meie kohta. Ja, tere, mina olen Ivan. Nagu te näete, ma ei ole kohalik, ma olen Bulgaarias pärit. Olin Eestis 18 aastat tagasi ja tüdruk pärast. Kõik teavad, mehed tulevad Bulgaaria Eestisse 2 põhjusel, kas vastavad firmad või naiste pärast. Minu oli naiste pärast. Ja pärast oli firma ka. Pärast oli firma ka, jah. Ühesõna, me alustasime 5 aastat tagasi e-kaubandusäri Eilega ja see oli edukalt, seda oleme viinud ja oleme väga palju toodet laseerinud, oleme väga palju raha põletanud, palju ämbreid koristanud. Jumal kantud alguses, kui summad olid natuke väiksemad. Aga see on see protsess, mis see pääse. Et võib õppida, aga ikka kogumus ennast tuleb kõige rohkem. Me oleme väga palju aega panustanud, meil on ülitoore tiim olnud, kellega me suutsime kasvada üks väga edukas portfell ja selles portfelli ehitasime räägime natuke hiljem. Me ütlesi 100% praktikud, et tegelikult me nagu professionaalsed koolitajad ei ole, me vahepeal kõrime või lause läheb meelest ära ja saab kandeks. Tegelikult me elame Excelis ja tootearenduses. Aga miks me julgeme rääkida sellest ärimudelist on see, et võiks arvata, et me koolitame konkurente.
tegelikult meie koolitus, sest Amazon on lihtsalt nii mega suur platvorm, me ei jõuaks iial kõiki tooteid ära teha. Tänagi on see, et kui sa tahad, siis tänasest eventist saab kaasa 12 tooteideed, et alustada, need on kõik toimivad ideed. Olen ise nad üles otsinud ja sa saad proovida, kes veel ei tea, helium10.com tööriista abil saad siis vaadata, palju meid käivet teeb, saad õpputada, kuidas sa natukene parema väärtuspakkumisega saaksid sellist toodet teha ja 12 erinevas nišis ja reaalselt on võimalik seal täna üles, aga me lihtsalt ei jõua kõiki ideid ära teha ja tänapäeval eksitit on meil natuke ambitsioon ka teine, et natuke kiiremini kui selline esimese järguga tegime 5 aastat, et nüüd proovime 2-3 aastaga samatesse korrata. Aga mul see lugupoiskus ära juures. Ta istu siia ja mine sööma vahepeal enne. Ja mida me siis Amazonis teeme? Põhimõtteliselt lähed Maximasse, lähed Selverisse ja näed, ma ei tea, nõudepesutublette või šampoone riiuli peal. Kujutanud ette, et sa teed telefoni lahti ja sa näed täpselt ära, kui see toote käivet teeb. Sa näed täpselt ära, mida kliendid arvavad selle toote kohta ja sa näed täpselt ära, kus kliendid jäävad hätta selle tootega, et mis küsimusi nad küsivad. Ja see on meie elu Amazonis täna, miks on ta hoopis teistsugune kui selline tühjast õhust leiutamine, me ei leiuta mitte midagi. Kui ma vaatan, et näiteks mingisugune, ma ei tea, vanilli ja maasika lõhnaline šampoon, mis on orgaaniline, on praegu tõusvas trendis ja inimesed reaalselt oskavad otsida, nad oskavad küsida, oskavad tahta, siis me näeme selle ära, nõudlusgraafiku me näeme ära. Me näeme konkurentide kasumid ära, sest me enam-vähem oskame Alibaba ja teiste platvormide kaudu ära hinnata, palju on sisseostmishind. Me oskame aru saada, palju on tarnimine, me teame, palju Amazon võtab raha, et need on kõik avalikud numbrid. Helium10 on selline tööriist nagu budget ja sa võid selle, kui sa laadid Chrome extension, kes oskab vähegi laadida, kui ei oska, siis kirjuta meile ella.amazoni.ee, ella koolitab professionaaliks. Saad selle kasuta Chrome'i laadeti panna ja põhimõtteliselt näed kõik tooted ära, et selline konkurendi rahakotis sobramine on väga põnev, see võib kesta kella 3-ni öösel, sest kuidagi ei saa ju järgmist toodet kuidagi avamata jätta. Ja meie põhiväljakutse Amazonis on see, et okei, teevad küll 10 000, 100 000 teevad. Mis peaks juhtuma, et meie toode võidaks olemasoleva konkurendi käibe meile. Ehk siis unique selling proposition, unikaalne müügiargument, niimoodi, et me ei tõsta toote hinda liiga palju. Kui sa teed Amazonis mõne otsisõnaga avale lahti, siis põhimõtteliselt on hinnavahemik seal näha. Tavaliselt on mingisugune talvekaupade puhul, ta jääb võib-olla 10 kuni võib-olla mingi $30 vahele. Ja sa tahad toodet arendada niimoodi, et sa ei lähe $50 tooteks. Ja meie ülesanne on siis seda mängu mängida ja see on ütlemata põnev. Nii, ma edasi. Aga kuna meil on siin alustajaid ka, siis mõtlesin kokku koguda mõned sellised hästi klassikalised küsimused, mida väga sageli küsitakse. Kuhu takerdutakse? Et esimene uskumus, kus varbad, eks ju, kõniseks lähevad, et see kõik on nii keeruline, see on mingi rahvusvaheline logistika, tootearendus, et mul on kindlasti vaja mingit erilist haridust, et ettevõtlusega pihta hakata. Ja see on nüüd see koht, kus me pöörame oma oskused oma boonusteks, mis iganes varasemat eriala või hobi sa oled harrastanud, oled näiteks koerte treenija, kui sulle endale meeldivad koerad väga, agility sets, koerte treenimise omad näiteks võib välja täiesti arendada, sest sul on süvateadmine sellest, missugused materjalid peavad vastu, missuguseid treenimisvahendeid koerad vajavad. Oled näiteks, ma ei tea, kasvuhoone huviline, sa tead sõbrad, missuguseid nööre näiteks tomatitele võiks, miks ma peaksin panema sinna võib-olla mingi kuutsukiga või midagi. Et kõik see, mida sa varasemalt teinud oled, tegelikult me pöörame enda kasuks. Sul ei ole vaja ärikraadi, sul ei ole vaja turunduskraadi. Need töövõtted, mida me kasutame Amazoni ettevõtluses, tegelikult peame õppima ise ära. Sest et nad on nii uued, see ärimudel on 7-8 aastat üleüldse olnud maailmas kättesaadav. Amazon tegi ettevõtjatele nagu meie oma platvormi lahti umbes 10 aastat tagasi.
ja ega seda kuskil väga ei õpetata, et loomulikult YouTube'ist, blogidest saad info kätte, aga ametlikku haridust selle koha pealt ei ole. Pigem on oluline, et sa tahad õppida, sind huvitavad uued ärisuunad, sa tahad olla nii-öelda esimeste seas, kes proovivad midagi. No Amazon täna juba on selline, et see ei olegi nii väga esimeste seas. Ja tänaseks päevaks jumal tänatud on olemas juba täiesti lihtne selline kondikava kuskilt välja võtta, et kus ma pean õppimisega peale hakkama ja kus ma siis nii-öelda viimase ressursi pean mängu panema. Nii et ei ole niisugust nagu, siin oligi mõned ka, et jube keeruline tundub. Kui sa lähed Amazoni kool.ee, seal on tegelikult protsess on üksi pulgi lahti võetud ja sa saad nagu ära näha, et kui sa pihta hakkad, siis me ikkagi reklaamimisest ei hakka pihta, nagu kontoloomisest pihta, siis me tegeleme toote leidmisega, võtmesõnadega, et see ei kao nagu sellesse infotulga kuidagi ära. Järgmine mure on see, et ma tahan alustada küll, aga raha ei ole. Mis ma siis teen, et vajan ilmselt kapitali, ma olen rahvusvaheline ärimees. Et kuidas ma siis nagu 5 euroga peale lähen? Ja jällegi keelame ümber tavaettevõtluse suurema murekoha. Tegelikult me hakkame peale tõesti väikese summaga. Kui alustavad ettevõtted tulevad meie juurde, me mitte kunagi ei ütle neile, et sul on vaja 1000 eurosid kohe mängu panna. Me tegelikult ütleme, et üle 50-100 euro ei tohi panna mängu. Me teeme testtooted ära, me teeme saadetised ära, me õpime tegema kuulutust ehk listingut. See ei nõua raha, kõik on tasutud asjad. Helium 10 mingi maani on tasuta. Jah, sul on mugav, kui sa maksad, aga sa saad siis sõbra või tuttavaga võib-olla kontotasu nagu pooleks jagada või 3 või 5, eks ju. Amazon ei nõua sinu käest raha, kui sa oled eraisikuna müüja. Ja ainukene asi, mis maksab, lähed poodi, ostad suvasokid, nüüd sa ei osta valgeid, sa ostad, ma ei tea, siniste nutsudega kollasel taustal. Ja miks me seda teeme, on see, et me saame seda põnev otsi sõna. Funny socks, men's socks, ma ei tea, socks with pigs, et kui sa paned white socks, siis seal on umbes 50 lehekülge neid valgeid sokke, aga kui sul on mingi funny yellow men's socks, et siis sa saad tegelikult oma testkauba ilusasti ka ära viia. Ja miks mitte, enda kogemus on sul käes, et ma täna ei tee ühtegi nii-öelda oma sõpradest alustajast, kes ei oleks testkaubat ära müüa, et see on lõpus kogemus. Nii et alustame väikese rahaga ja hiljem on kindlasti vähemasti 4-5 000 eurot, sest me tegeleme füüsilise kauba väljaostmisega, selle saatmisega tavaliselt Hiinast, tavaliselt Ameerikasse ja seda ei saa enam 5 euroga teha ja siin on tõesti vaja. Ja kus siis raha saada? Ise oleme välja võtnud pensionifondid, tulumaksu tagastuse, võid selle jaoks hoida, õpid, eks ju, võib-olla alustad, võtab sul aega, põhitöö kõrvalt väga sageli inimesed alustavad Amazoniga. Kui sul on võimalik kõrvale panna kõrvale või ei ole võimalik kõrvale panna, siis kõik need sellised erakorralised väljamaksud, mida riik aeg-ajalt teeb, eks ju. Või on siin mingisugune võimalus suvilat rentida, ma ei tea, 2 auto asemel 1 sõita, ka see, mida meie oleme teinud väga pikalt. Või lihtsalt Friends, Fools and Family. Jah, Friends, Fools and Family, vanemal võib-olla on sul ka miljoneid, on tegelikult ei tea, enne kui küsi. Vanemal, mis toimub, inflatsioon, las ma investeerin natukene seda raha. Et jah, 4-5 000 eurot on tegelikult see, kus olen juba ära õppinud ja enne seda raha ei muutu. Väga sageli öeldakse, et okei, kui see on juba mingi, ma ei tea, Eestis on juba 5 aastat ettevõtjad toimetanud, et mis ma enam olin, et kõiki teevad ära, tehtud liiga hilja, nišid on satureerunud, et ma ei tea, valged padjapüürid võivad juba 100 õppijad on ju, et kus ma siis nüüd topin ennast, et liiga kitsas on joones. Tegelikkus on see, mille pealt meiega uusi Amazoni ärisid kasvatame, on see, et mida rohkem on Amazoni platvormi inimesi ja neid on kogu aeg rohkem, sest e-kaubandus muutub meile nagu õhuks, mida me hingame, me kõik ilmselt oleme kas või Eesti veebipoest midagi tellinud, võib-olla meist käed püsti, kes on Amazonist, Saksa Amazonist, ka Amazonist. Kõik me täitsa tellime ja me tellime ükselt sellepärast, et Eestis pole valikut. Me tahame mingit konkreetset asja, mida me Eesti poest ei saa, tahame soodsamat hinda. Amazon üldiselt suudab suhteliselt kiiresti kohale tarnidega, et me ei pea 2 kuud ootama. Nii et need asjad märgivad selle kasutus, et e-kaubandus kasvab tegelikult päris kiiresti. Nii, mida rohkem on inimesed, rohkem on niivisoove. Kui varasemalt Amazonis müügi valget kohvitassi, siis täna müüakse valget kohvitassi, millel on geomeetriline kuju
ja võib-olla mingid kuldsetapid peal ja see kõik on otsisõna. Geometrical, ma ei tea, Scandinavian design, kohvimaag ja siis pannakse veel suurused juurde. Need on kõik need pisikesed nišid, mis just nagu kasvavad, et üha rohkem inimesi tahab väga kindlat karakteristikat oma tootele juurde saada. Nii et ära siis neid vigu tee, need on basic vead. Neid viga tegelikult on päris palju, mida ei tohi teha. Aga basic, kui sa hakkad peale, et suuri tooteid ei tohi teha. Meie alustasime, Jan saab kohe rääkida ka mõningaid kopaasid, mis me oleme korraldanud, kus me oleme 5-kohalisi summasid vaatanud, aga lootuses, et teie ei pea seda tegema. Laste esialgu mahukingahärpi on natuke soodsam ja kui on tagastus, siis on natukene vähem valus. Tagastused üldiselt hävitatakse või sul on vaja kolmanda paar osa seda logistikat või siis vahemadu. Aga kui sul on väike toote, siis hävitad ära ja see ei ole rahaliselt sulle nii karm. Miks hävitatakse on see, et näiteks müün teksatagi ja saadad kliendile, klient saab tagasi. Kui ma paneksin selle uuesti müüki, kust mina tean, et ta ei ole mingi muulepulgaga seda ära väärinud, tal ei ole mingi higihaisusi müüas ja kui järgmine klient saab rikutud toote, ma saan ühendada review. Ja kui tootelistikul on halvad review'd, siis mitte keegi ei usalda minu toodet. Eriti on see suur probleem lõivastel, nii et ma soovitan, et ära tee lõivaid, sest see on hästi suur prügitootmine Amazonist täna. Jah, need nii-öelda, kui see tagastus tuleb, siis mina ütlen Amazonil, et saada hävitamisele, on tegelikult prügimäär, et ei lähe, need lähevad ju mingi dollar store'idesse, lähevad konteinerite kaupa nagu realiseerimisse, aga see ei ole nagu selles mõttes, et see on hästi selline hästi palju jääke tekib lõivaste kaubandusest täna. Tõesti, 30-60-70% tagastused on. Kui sul erinevad, sama teisalt erinevad värvid, küll ostab nagu 4 erinevad värve, proovib, tagastab suuruse, kõik läheb prügimäes. Ja nii, et kui sa ise oled ka lõivastust ja mina kus üles olen, et ma alati proovin vältida tagastusi, kui vähegi võimalik, siis ma tegelikult ei tea, mis nende tagastustega tehakse, kas ma toodan oma ostuga prügi või ma ei tooda. Ja see on ju hinna sisse kirjutatud, et ega kaupmees seda liigus sisse ei võta, et on tagastused. Sa maksad tagastused kinni tegelikult. Siis katsu olla hinnavahemikus 25–100 $. Kui sa oled vähem, siis lihtsalt Amazoni enda tasud ja igast äririskid söövad ära su marginali. Et päris $10 asju. Ja miks me räägime dollaritest, mitte eurost, on lihtsalt see, et Ameerika turg on kõige suurem seal ideid testides õnnestuks sul kõige kiiremini aru saada, kas sa oled tabanud kullasoot või sa sipsid niisama. Võid Euroopast alustada turvalisem, aga sul ei ole sellist motiveerivat kaubamüügi lootust. Kindlasti kuule väiksem kui mitte kolmandik Ameerikast on Euroopa Amazonis. Nii et kuni $100, 25–100 $. Väga oluline on see, et maailma suurim tehaste andmebaas on Alibaba.com, et sa ei lähe sinna ja sa ei võta toodet ja sa ei vii seda otse Amazoni. Me kindlasti teeme selle tootega midagi. Kui sa selle tootega mitte midagi ei tee, seesama tehas, kes seda toodab, ta vaatab, et sul läheb nii hästi, sul on $13,000 kuukäive. Ma tulen müün sedasama toodet sellesama listingu all. Ja sul on täielik õigus seda teha selles mõttes, et sa ei ole mitte midagi selle tootega teinud. See on just nagu geneeriline, ma ei tea, hall nuga või ma ei tea, hambaorgid. Ainuke asi, mis sa võib-olla teinud oled, on pakend, aga tehas saab su pakendi kergesti järgi teha. Ilmselt sa oled oma tehasele saanud pakendi disaini, et nagu tema pakendaks ära. Katsu selle tootega teha midagi, kas sa muudad värvi, kas sa muudad materjali, kas sa paned sinna mingisugused lisaasjad juurde, mingisugused, ma ei tea, mida saab toota panna? Igasugused lisaviinad. Kruvid, kleepsud, mingisugused aksessuaarid, Amazon näitab ära, mis tooteid koos ostetakse. Näiteks sama jooksa praegu on ja joogipudel, ütleme, et see on taaskasutatav joogipudel, siis sa võid panna sinna sootsa mingi makramee pudeli hoida kaasa, et inimesed kaasa tassida või siis mingi käehoidiku või siis seod mingi slepi ümber selle pudeli, teed pakendi, kinke pakendiks. Siuksed pisikesed asjad, mis ei maksa sulle eriti mitte midagi, aga sa väldid seda, et hiinlane tuleb kohe sind kopeerima. Jaa, nii äge, et sa küsid justkui auhinnad sulle. Aga kes selle paneb juurde, ega ma ei ole nii. Ja küsimus oli, et kes see paneb need vidinad sinna juurde, et ega Eestisse ei too. Vastan teise poole esimesena, Eestisse ikka mitte kunagi mitte midagi, sest see on põhimõtteliselt, nagu ma tahaks ka ümber maailma reisile minna, ma pole kunagi ümber maailma reisil käinud, et paned niimoodi.
Eestis Hiinasse ja Hiinast Eestisse ja siis vahepeal läheb Ameerikast ka läbi. Meil oli natuke teistsugune mudel, kui tavaline mudel, saavad kõik info tootja, tema pakendab ja saab Amazon. Mida meie tegime, me pigem leidsime endale partner, kelle me saatsime kõik erinevad jupid ja nemad pakendasid selle ära. Ja see on logistikapartner väga sageli. Seal toimub inspektsioon, pakendamise ajal ongi inspektsioon, et tädi võtab selle tüki, paneb pakki, vaatab, kas on okei, võtab aksessoori, paneb pakki, vaatab, kas on okei. Ja see on nagu see koht. Kõik osad tulevad erinevad tooted. Ja see on hea, kui tulevad erinevad tooted. Tehased ka pakendavad hea meelega, ütled ühele tehasele, ei, ma võtan teisest tehasest näiteks mingisuguse, ma ei tea, lõhnapakingese näiteks, ma ei tea, paned seal müüd mingisugust asju, et näiteks müüd, ma ei tea, kruusiorganisaatoreid ja siis paneb kaasa sootsa sellise kapi lõhnastaja. Siis see kapi lõhnastaja võtad teisest tehasest ja sinna organisaatori tehasele ütled, et ei viska sinna kapi sisse. Nad teevad hea meelega, et nad ei keeldu. Ja nad küsivad raha selle eest muidugi. See on nende jaoks teenimise viis. Aga kas siis ei teki sama olukorda, kui ta näeb, et sellel läheb hästi, et siis ta jätkab ilma sinuta? Et kas ta ei hakka ise neid aksessuaare sourcima ja edasi müüma. Üldiselt tehase põhitegevus on tootmine, tootmisliini uuendamine. Iga jumala Hiina uus aasta, pooled tehase inimesed enam maalt tagasi tööle ei lähe. Nad suurte bussidega kogu aeg värbavad, sest tööjõud on mega odav ja ega nad seal püsida väga ei taha. Ehk siis ütleme, et tootjal on tegelikult käed ja jalad tööd täis, nad ei viitsi tegeleda toote kopeerimisega, mis vähegi sisaldab keerukusastet. Kui see on nende toode, saab otse viia Amazoni, siis usu mind, ta teeb seda, Amazon õpetab neile, kuidas seda teha, Amazon tahab, et tootevalik oleks väga soodsa hinna, aga ta tegelikult ei taha meid sinna vahele. Aga meie paneme tootele mingi vürtsi juurde ja siis me õigustame seda kõrgemat hinda. Ja. Kus kohast tegite neid koostööpartnereid, kes on kaasa? Aga Hiinas? Kas sa mõtled tehaseid? Tehaseid, aga ma mõtlen, et kus teete see näiteks, kes pakib koostööpartneritest. Tahad sa nüüd vastata? Küsimus oli ma Facebookil, see nüüd mikrofonist ka seda kuulevad, et kus ma üldse leian igasuguseid, ma arvan, et me võiks vastata, et kus ma üldse igasugused koostööpartnerid endale leian rahvusvaheliselt, kui ma ei saa isegi näost näkku kohtuda nendega. Meie oleme Alibabas tootjad leidnud, aga ma ütleks nii, et Hiinas meil on väga lihtne. Pole, mis ametal on alati nõus lihtsalt võtta. Mis tähendab, et kui ta on logistik, mis on vaja, et ta pakendab, et kvaliteedi kontrolli, ta ütleb sulle, et jah, mina ei tee seda, aga mul on onu, kellel on tädi, kellel on firma, kes tuleb ja teeb seda. Ehk reaalselt sa küsi ja kui nemad ei oska, siis nad oskavad sulle soovitada. Aga sa pead arvestama, et mingi koefitsient või valeefektiga, et kunagi sa ei tegele ühe tehasega, see on alati A, B, C, E, D, F tehas. Seda hindu võrrelda. Alati, kui me hakkame sourcima, siis toodet sisse ostma, siis me lähme ühe tehasega, läbi 20 tehasega. Me saame võrrelda, kõik ei suuda toodet teha nii, nagu mina tahan, ei suuda seda muudatust sisse panna, et tegevus mingi pudului. Ma ei taha, et ta on täiesti puidust, ma tahan, et ta on natuke profilt kingitab, et võib-olla ta on seal mingi silikoon, mingi kiister ümber puudu, et siis jääb käe nagu külde nagu paremini kinni, kui ma saan seda putru veksan. Jah. Aga kõik graafilised tööd, disainitööd, pakendi asjad, võib-olla isegi käedijoonised, kui mõni käib keerulisematesse näpunahkurist. Aga muidu on Alibabast leiad tehased, freight forwarderid ja logistikud, inspektsiooni. Soovituse kaudu meenutas erinevad Facebooki grupid, kus on vaja logistik, kus on vaja disainer, kus inimesed jagavad hea meelega oma kogemust. See, mis Egle mainis alguses, et Amazoni kogukond ongi natuke eriline, et me ei hoia seda oma teadmisi ainult enda jaoks. Me jagame, et reaalselt, kui mul on hea nagu partner, siis ma jagaks teistega ka, sest ma tean, et alles pooled nemad jagavad minuga. Hiina on hästi suur, et mõtlen, kas see provintsi põhiselt või niimoodi, et küsigi küsimus, et kes seal provintsis on mul tehas, et kas seal kandis siis on keegi, kes teeb toote. See on väga hea küsimus. Väga hea küsimus. Ja Hiina on niimoodi, et näiteks plastikud tehtakse pigem nagu idapool, siis puittootjad on ka põhjapool. Ehk kui sa näed, et see piirkond toodab mingi kindlad tooded, siis pigem on mõistlik soosida seal. Paned Google'isse sisse China Industrial Regions
ja sa näed ära, mis piirkonnas, näiteks kui sa liigapäevas otsingut teed, otsid näiteks, ma ei tea, söögitoole, et puidust, et siis sa põhimõtteliselt näed ära, et puidtooteid üldse on spetsialiseerunud need provintsid. Vabandust, guugelda China Industrial Regions näiteks. Ütlesite, et tehaste vahel käib ka see, et saab ühel viidina tellida ühest reaalsest ja teise. Kuidas see logistika käib? Küsimus oli, et kui on põhitoode ja aksessuaar juurde panna, kuidas me selle logistika siis korraldame? Ivan, sulle jälle. Mina olen tihti küsinud tootja poolt ja ise organiseerib ja ma soovitan seda sellepärast, et kui sul on kolmanda pool firma, kes tuleb ja võtab kaupa ja viib kuskil, pärast on paratamatult tekib küsimus. Aga kui on ebakvaliteetse toode, kes on süüdi, ehk pikem tootja organiseerib alati. Ja neil on alati partnerid. Nad ise shipi kuidagi. Aga me oleme reaalselt selle vea teinud, et me ühe aksessuaari tellisime Põhja-Hiinast, aga põhitehas oli seal kuskil Kesk-Hiinas ja siis see transport üks kasti täis oli $500. Ja see on tegelikult päris suur kulutada. Me mäletan, mis toodet me tegime, aga see oli nagu, mis hästi me tegime just. Siis mõtlesin, et maksame $500 nagu, et sa valest regioonist source'id, no sa põhimõtteliselt, kus ta kaupa jõuab, ta peab sadamasse, no või lennujaama jõudma, ei tea. Ja kui ta mingi päravõrgus on, no kuidas sa siis null hinnaga seda saab ühestast ei shipi ega Hiinas ka asjad maksavad vähe. Ja tea, väga hea küsimus. Kui on küsimusi kohe käsi üles, ma siis patran siin edasi. Sellega probleeme pole. Mis on hooajaline toode? Ära kindlasti teed. Me ei tee juudukuuske, me ei tee mingisuguseid, ma ei tea, bikiine rannahooaja jaoks. Sellepärast, et algajana hooaja kauba ettevalmistus algab julgelt pool aastat enne hooaega. Praegu COVID-i tõttu tarneprobleemid ei ole lahenenud. Meil endal kõige pikem viivitus oli 6 kuud. Kolleegidel käisid just Londoni Amazoni konverentsil oli kuni 12 kuud. Katsuse siis seda jõulukuuske õigel ajal lüüa, kui sa oled 7 kuud hiljaks. Et mida sa paganamas teed selle kuusega jaanipäeva ajal, no mitte midagi ei tee. Ja siis sa istutad seda kuskile kolmanda osapoole lättu ja maksad seda igakuist laokulu. Ja seda ei ole nagu väga motiveeriv teha, et selle koha peal sa hooajalise kaubaga on väga suur šanss, et sa jätad poolele, sest sa paned midagi kuusse. Aga tavaliselt tarbijana meil võib-olla just huvitav teada, et asjad, mis peavad jõuluajal koodi jõudma, need tuleb augustis teele panna. Ja selles ajal sa pead suhtuda teada, mis sa teed. Nii et selline pikk igal meil protsessides. Toidulisandeid, vitamiine, kreeme, kosmeetikat ära teen, elektroonikat ära teen, klaasi ära teen, kemikaale ära teen, plahvatusohtlikud asju ära teen. Nii et paljusid siukseid nagu, nii kui see toode natukene rohkem kas kehale või nagu võib, ma ei tea, kedagi torgata, laste asjadest, beebikaubad on üldsegi hästi palju erinevaid sertifikaate on vaja taotleda, nii et võimalikult lihtsalt ja võimalikult nähtamatult. Näiteks ma ei tea, mingid asjad, mis, näiteks ma ei tea, diivanid tõstavad mingisugused klotsid, pensionärid kasutavad. Või siis, ta pole nii nähtamatu, aga Ameerikas palju täiesti eraldi toode on trepid, mis on mõeldud koertele, kes peavad minema autosse või voodisse. Ja see on jälle toode. Et ma Eestis pole mitte kedagi näinud, et ta on nagu voodi kõrval on trepp, ja sa see trepiga teed, et sa oled noor inimene, aimu koer ei saa voodisse. Ja siis ta nagu läheb 3 aastat. Ja kui Ameerikas panete dog staircase, ja sa saad nagu 5 lehekülge tooteid järgselt, mis teevad $50,000 käinud. Või kordekärud. Seda ma ei tea, kas keegi on näinud Eestis, aga Ameerikas on ilge teema, nagu ma lähen koeraga jalutama ja siis nagu koer on kärgustanud, siis see on. Ameerikas see nagu on, see maksab raha sellest, et miks sa seda teed, ma saan aru, kui koer on operatsioonid, loomulikult, aga et ta ongi suur nišš. Ütleme, et Amazonis see leiad ikkagi nagu väga veidrades. Tuleb sul midagi meelde peale värske õhu, mis on pakendatud plekktopsi. Purustatud putukad, siis on unicorn meat. Unicorn meat oli ka mingi känni sisse pandud, tegelikult oli lihtsalt täis topitud üks tarbik.
aga et müüa ja kiita kauda, et igast veidruseid on ja sa võid igast veidruseid teha, aga kui nagu nüüd ostetakse värsket Eestimaa õhku, siis sa võid värsket Eestimaa õhku ja ongi su äri püsti tehtud. Müütide korral. Amazon peab kontrollima, mis sama asja odavalt teised meie toorest peab odavalt. Amazon tahab seda ja tal on botid, mis vaatavad internetis ikkagi ringi, et vaata üldiselt, kui see toote nimi kipub olema sellega, mis ta on Amazonis, mitte küll identne, pildid on lihtne võrrelda botidel, kui nad hakkab survestama ja. Nii, järgmine slaid, need on meie vanad toodet, mida me oleme läbi aastaid. Üksikud. Kõige esimene toode oli beebipõled, ülipõnev oli. Siis ma arvan, et järgmised 2-3 aastat kodus meil oli suured kastid beebipõled täis. Kas me ei suuda mitte midagi maha? Mitte midagi ei suuda. Istusime seal küllade otsas. Loogiline, siis oli... Siis otsustasime, et miks me teeks niimoodi, et kombineeriks töö ja puhkus ja otsustasime, et me soorsime valid erinevad toored. Rõivad oli väga äge, 7 tsikliga seal valisime erinevad toored ja siis saime aru, et tagastusprotsent oli 60 ja aastaid suur osa toodest lihtsalt läksid prügisse. Väga kahju oli seda vaadata. No üldse see, et hea, et nad jõudsid müügist, esimene konteiner läks täiesti maa kandmisele. Need olid tollidokumendid. Need on järgmised toodet, jah. Ja see Home Sweet Home näiteks, siis sa näed seal oli konteiner täiksime kooli asju, mis me valideerisime koha peal ära. Väga romantiline nagu rolleriga, paneme väikseid tehaseid, tolm lenda, mingi pereettevõtted. Mõtled juba, kuidas sa kirjutad enam-vähem mingi oma storefronti või ettevõtte tutvustusse, kuidas me toetame mingi väikeküla tüdrukuid või pisikest haiglat või kuidas me ravisime mingi lampi all, ja mitte midagi sellist ei saanud toimuma, sellepärast. Ei olnud ainult 2 toodet jõudsid Amazoni, üle ainult jäid kinni kuskil usad tollist, siis tuli öelda vaja maksta, et me pidime tagasime shippima Indoneesiasse dokumendid korda teha ja uuesti Ameerikasse, siis uuesti importida ja see oli nii kallis, et siis jäid seal. Nii et kui kunagi Discovery Kanalis näete saada nagu Storage Wars, kus ostetakse terve konteinerid $100 eest, et meie toodet on seal. Me ülikasime põhimõtteliselt, meil ei olnud mitte mingit pointi tegeleda edasi ja me pole esimesed ega ainult, sest nad läheks poeg. Ise kaup lihtsalt müüakse mingisuguse võieva rahast ära, sest ega nad ei viitsi seda konteinerist väga sageli avada, või dokumentatsiooni peale on kirjas, et on mingid dekooresemad ja siis lähevad seal kuskile dollarstooridesse ja Eile mainis, et suured toodet mitte tuua turule, siis mõtlesime, ikka toome suured toodet, lähme vastu voolu, need tasekuulukommid oli ägedad, aga siis esialguses need toodet ei saa, Amazon ei luba sulle need saata läbi rannikul, kuskil keset Ameerikas või Ida-Ameerikas, mis on shipping hästi kallis. Ja siis meil tulid teised mured, et kott on mis pidi lõhnama, mis on okei, muudame koti materjali, võtame see kille maha, võtsime kille maha, siis riidavatest värvi. Aga selle saime teha klientide kaudu, et me ju loomulikult ei testinud, kas kott on värvi muusale balancebeamile ja saatsime Amazoni ja hakkasime ühe tärnikat saama lihtsalt, mis asja. Tuli välja, et see kott tegelikult määras ära meie balancebeami ja sinna läks kogu partii, meil kadus igasugune motivatsioon. Aga ma tahtsin siia sisse tuua väikese häki, ehk siis kõik liigid ja asjad, need ei ole professionaalsed. Keskel sa näed ühte neiud, kelle ma leidsin suvalisest Facebooki grupist, lihtsalt mingi iluvõimlane Eesti grupp, eks ole, andsin talle ühe balancebeami lihtsalt tänu tahaks kaasa. See neiu, kelle pea on ära leidatud, meie jalgadeks üle lapse hoidja. Joonase lapse hoidja. Ja sobis figuuriga väga hästi neile tööle, sinna ka modelliks. Need põllepildid, need on kõik endal telefoniga tehtud, et ikkagi räägime sellisest ettevõtetest, mis hoiame raha kokku nii palju kui võimalik, et sa ei lähe kohe professionaalsesse stuudiosse 1000 eurosid kulutama. Täiesti on võimalik nende käepäraste vahenditega hakkama saada. Natukene exiti lugu siia juurde. Jaa, meie exit, et
otsustasime, Äkki sa räägid, mis exit on, mõned võib-olla ei tea, et miks üldse seda teha ja mis ta on? variante on 2, et sa käidad oma äri ja lihtsalt müüdtoodet hästi pikalt. Me otsustasime, et kui meil on huvitav uue toode leida ja arendada, siis me tahtsime, me tundsime peale 3,5 aastat, et me tahame midagi uut. Lihtsalt kaubandus, lihtsalt müüa ei ole see, mis on meie kirg. Jooksutada ju pole. Lõpus on käivitada, siis see jooksutamine ei olnud see, mida me tahtsime teha. Otsustasime selle konkreetselt portfelli maha müüa, et me saame rahastada meie uued portfellid tulevikus. Käive oli väga hea, kasv oli mega, tuli COVID. See punase kastiga. Voogikett, mida te näete, oli just igakuine nagu kasv oli 40%. Juba raske oli seda rahastada muidugi. Ja siis hakkasime ette valmistama, meil võttis 18 kuud, mis me võttis nii palju, sest just kõik oli juba valmis, et me paneme portfell turule ja siis Amazon otsustas, et keerab meie põhitoode kinni. Keegi ei saanud aru, miks 2 Amazoni osakonad vaidlesid oma vahel, me oleme keskele, kaotasime jõhker palju raha ja käivad. Meie kuukäive oli tol hetkel $400,000 ja tiim oli umbes 8 liikmeline ja see põhitoode tegi $300,000. Üle öö kaotas sisuliselt kogu ettevõtte. Ja siis ma vaatasin Amazoniga, ma olen 3 kuud võttis aega, kui iga õhtul ma olin seal toru otsa. Otsustasime, et kui on nii raske, siis läksime Kreeta, ja Armul basseini ära saab nagu helistada. Nutta ja ujud natukene, siis nutad uuesti lõpuks saime seda korda ja natukene ootame, kui käive nagu taastus. Ja siis eelmise aasta kevadel hakkasime juba nagu numbrid kokku panema ilusti ja novembris tegime exit ära, mis oli Eesti suurim. Ja, aga Ivan jättis selle poliitika mõtte võib-olla jagamata, et mis on oluline, et kui sul on vaja lahendada probleemi, mis võimab interneti kasutamist, siis ära mine soo ja kohta. Kõige markantsem minut sellest reisist oli ikkagi see, kui Ivan oli mingisugune 6 päeva järjest kedranud iga jumala päev kell 4, sest Ameerikast hakkab üles selleks, et tahab Ameerikast sporti. Ketrad internet on nii halb ja 6 päeva järjest teinud ja 6 päeva mingisugune 7 on ja saadab lõpuks normaalse inimesed saab inglise keelt ja töötab sulle, et ma näen, mis probleem on. Ja peale 25 minuti toru otsa ütles mulle lõpuks tuli tagasi. Thank you for waiting. Now I see what is the issue. And then the internet comes out. See õpetas mind nii palju, kuidas võtta rahulikumaks ja mediteerida. Aga soojas kohas ei tohi probleemid troubleshootada läbi interneti ja pigem jääge Eestisse ja saate kiiremini asjad ära lahendada. Aga natukene võib-olla ka seda, et nagu sa näed, et see graafika nimi käibe oma, et neil jõutas käibe hästi kiiresti üles COVID ja samas ülejäänud ajal oli selline horisontaalne, et selle pealt eksitit teha oli päris keeruline, samal ajal põhitoode oli ikkagi hästi problemaatiline tigi kokku, peaaegu 6 kuud oli on and off. Ja kui me selle siis lõpuks uuesti tagasi saime, siis oli nii-öelda käive oli nii halb, sest põhitoote nähtavus Amazonis oli nii ära kadunud, et konsultandid ütlesid, et no tore on, aga suve jooksul pange püsti paralleelne portfell, mis teeb $400,000 käivet või seda kasumit. Ja siis täpselt nagu sama suur portfell mõelda välja hüpoteetiliselt, et üldse saaks lähemale minna, et see häving ei mõjutaks seda ostuotsust nii palju. Ja terve suvi me siis põhimõtteliselt ketrasime hüpoteetilist uut portfelli välja. No kujutas ette selleks, et teenida $400,000 kasumit, kui palju käivet sa üleüldse võiksid teha, et no see võiks korrutada 5-ga, et mis see käive võiks aastas olla, et see oli mega suur töö sel suvel. Suure tänu kogu tiimile ja see oli lihtsalt nende pool nii palju tunde pannud. Me ei oleks kunagi hakkama saanud kahekesi, see oleks võimalik. Jaa, kindlasti mitte. Töötsükkel, kuidas siis tekitada, meil võttis esimene 4-5 aastat aega, praegu oleme 2-3 aastaga hakkama saada, kuidas see kõik välja näeb täiesti? Kuidas see välja näeb? Esimene on toode idee ja toode otsimine, mis võtab väga palju aega.
mis on hästi oluline, et peale selle, kui sa oled leidnud üks toode ja sa lähed sellega edasi, ikka paralleelselt otsid järgmised toodet, sest fakt ongi nii, et iga toode õnnestus, suures osa õnnestub. Sul alati peab olema mingi taskus valmis, mida me kirjutus nii, et pool aasta me ei otsinud mitte midagi ja siis avastasime ups, meil on taskud tühjad, hakkasime otsima ja pääseme aasta otsa ja uued toodet tundnud turule. Et toodi idee, valideerimine ja näiteks kogu see võtab aega paar kuud kindlasti. Ja tänapäevase olukorraga natuke kauem võiks olla mõnikord, on vaja oluline jälgida hinnapühad ja Google kalendarisse pane endale China Holidays ja siis sa näed kohe ära, kui meilidele ei vasta, et nad ignoreerisid või nad lihtsalt sõitnud maale jälle perekonna. Hinnapühad, USA-pühad, Eesti pühad. Ja see märgab, et Eestis ei ole pühasid. Ja ei ole väga palju, aga Eestil on. Siis on tootmine, tavaliselt on 35–45 päeva vastavalt, mis toode on, mõned on natuke kiiremad. Aga see on enam standard ja siis tuleb logistika, mis on tänapäeval kõige keerulisem. Kunagi võttis Ameerikast, Hiinast Ameerika šütmine 35 päeva, praegu reaalsus näitab, et pikem on 60 päeva. Amazon pakub, teine variant on kasutada lennuki, ma räägin praegu nagu laeva, laevast lennuki šütmine on tunduvalt kiirem, kallim, aga kui tood on väike, siis on tegelikult mõistlik seda eriti algfaasis, kus sul vaja kiiresti valideerida ja aru saada, kas see toode üldse nagu hakkab püüma. Kas vastupoole, kui palju oleme analüüsinud, siis lõpuks klient ütleb jah või ei. Ja siis importida, see on oluline teema, et väga oluline, et piisavalt vara logistikul, et saada aru, kas on vaja mingi erisertifikaatid. Meil puhul spetsiaalselt need Sweet Home, puittoodet. Ma uurisime piisavalt detailselt, kas puittoodet on vaja mingi erisertifikaat ja aga lõpuks tuli välja, et me ei suutnud kõik uurida, sest lihtsalt me ei tea. Mõnikord Amazon nõuab, kus käib listing, siis kui listing seisab natukene, siis Amazon annab sulle teada, et kui need sertifikaadid on sul puudu ja siis sa pead aru saama, kas oled suudeline anda, sest mõnikord nad nõuavad, et tootja ise on seda sertifikaati, sina ei saa nagu kolma poole seda saada. Ja kui tood on juba nagu kinnitanud, et müüb, siis on juba lainemine, et mis tähendab, et variatsioonid, värviversioonid, koguseversioonid, kui sa alustad näiteks Ameerikas, sul on kohe nagu Kanada ja Mehhiko võimalust, et mitte shipida otse sinna, aga läbi Ameerika müüa, Amazon annab seda võimalust, saab USA-sse ja USA-sse Amazon ise saadab Kanadasse ja Mehhikosse, see on nagu sina jaoks nagu turg, kus saavad Euroopas, näiteks Saksamaal, Samamoodi, kogu Euroopa Liit, Saksamaal kaotab. Ja muidugi on juba teised Amazoni turud, mis on Austraalia ja Jaapan, ülejäänud on statistikast, et ei ole mõistlik nagu seal globaalselt praegu. Ja kui sul on erinevad värvid, kogused või need inkepaked, tavapaked oled ära teinud, nagu pudruhoia puhul näiteks, et teed seal mingi puidust, et silikoonist, et ma ei tea, võib-olla mingi kombo, siis on mingi dekoreeritud, et oled kõik need ära teinud, siis hakkad sama tsüklit uuesti tegema. Ja testida ja üldse me tahame, et toode ikkagi üks 10 miinimumpäevas, et meie isiklikult oma tiimis ei ole rahul toodetega, mis vähem müüvad. Sina võid rahul olla, aga sa tead, et siis katsu ikkagi saada see müstiline number 10 kätte. Käibest on oluline teada, et sa sihid 40 000 kuukäivet ja seda sellepärast, et siis sa saad juba natuke endale maksta palka ka. Miks ma ei saa 5000 käibe juures palka maksta? See, et ma tahan kasvada. Ja rahvusvahelises majanduses kasv võib olla väga kiire. Ja üldiselt, kui ma olen vähegi saanud õige närvi peale oma kõigla, et inimesed tahavad mu toodet osta, siis ma pean järgmise tootmiskoguse suurendama. Ilmselt 2-kordistama, 3-kordistama, see on hästi tavaline. Ja kui ma võtan raha välja ja lähen, ma ei tea, igal õhtul olen sõpradega kuskil pitsapaaris ja mul tegelikult kasumit ei saa neile investeerida, siis ma ei saa kasvada.
ja ma natuke olen hädas, et mis ma siis müün niimoodi 2 tükki päevas, et ma samal ajal võiksin müüa 20. Amazoni ettevõtja elu on natuke selline, et käibed ja kasvud võivad olla hästi ilusad ja unistuslikud, aga arvesta sellega, et aasta-poolteist on selline ettevõtte ülesehitamise aeg. Ja mida päris palju teevad, on see, et pool sellest ajast tehakse kas täis või poole kohaga tööd, et mitte vähendada oma kasvuvõimekust. Või siis on sul mingisugune teine, oled näiteks ema palgal, eks ei ole 1,5 aastat tiksub sulle riigi poolt mingi sisse tuleb ja siis ühe abikaasa palgas saab elada. Taapesta sellega, et kohe töötele tuleb, et sa ikkagi saaksid ehitada üles kiiremini. Mina tegin aasta paralleelselt. Mul IT-taust ehk töötasid supportina, kasutajatele spetsialistina, mis tähendab, et kui kõik töö oli hästi tehtud, mul on väga tööd teha. Ja siis paralleelselt õppisin Amazoni, väga hea võimalus ja muidugi jõudagi, see oli väga tüüpiline. Et Netflixi paneb kinni ja selle asemel vaatad, et kuidas shipping plani teen ja mis ma pakendidisainis tahan teha ja muidugi nagu elu muutub natukene teistel teemade peale üle. Sõbrad kogu küsivad ka, et mis sa teed selle, et nagu mis asja saab Kanadas pähe. Ma pole käidki Kanadas, ma pole ka käidki. Aga edasi Amazonis toimetamise kuulmused, miks me endiselt teeme, et ma oleks pärast eksitit püsti põõsasse visata ja jalad seina peale panna, et tegelikult see ei ole hästi, mida me tahame, Amazonis on hästi põnev ja on asju, mis tuleb palju õppida juurde, vaata pingeline, siis tuleb COVID ja siis sul jääb teine hiljaks, aga näite mulle ettevõtlust, kus ei oleks nagu väljakutseid on igal pool. Amazonis on lihtsalt võimalik võimendada nii palju rohkem oma edulugu ja kindlasti ka põletada. Ma loodan, et te olete saanud siit mõned mõtted, et kuidas mitte põletada oma raskelt teenitud sääste ettevõtluse alustamisel. Nii et Amazon on tegelikult suhteliselt selline, ütleks, et seda kontot ettevõttel alustada ei ole ülemäära keeruline, saad Eesti ettevõttel seda teha. Kindlasti registreerib käibemaksele, siis on kõiksugused rahvusvahelised digiteenused sulle käibemaksud vabalt. Nii et siis sa pead kuus lihtsalt raamatuga teadlitamata esitusele deklaratsiooni hea. Kas kui ma näiteks Ameerikas toimetan Eesti OÜ-ga ja teen käibemaksu kohustuslaseks, siis ma lihtsalt teen 0 seda, kuidas see? Ja küsimus oli, et kui ma Eesti ettevõttega Ameerikas müün, et mis ma siis nende maksudega teen ja käibemaks, eks ju. Seda sa maksad ainult Eestis, ostadki kontoripaberit või maksad Springhaabi renti. Aga Ameerika müükide pealt sulle eraldi makse juurde ei tule. Ameerikas on müügimaks, pannakse tootele kassas juurde, selle maksab klient kinni välja. Eesti ja Euroopas on see 20% juba hinna sees, aga Ameerikas sa tead, et tegelikult klient maksab rohkem kui ta näeb. See on natuke harjunud sellega. Ja kaubali maksust sinna maksta, mis on nagu liining, kus sul on ettevõtte edasi. Ettevõtte siin, sul ei ole töötajaid, sul ei ole kontorit Ameerikas, sul ei ole eraldi privaatset ladu Ameerikas. Amazon hoiab oma kaupu kõik oma keskklaus. Sina saadad sinna 1000 tükki, Amazon saadab 1, 2, 3, mis iganes teliti, saadab üksikult välja ja selle eest sa maksad talle 30–50% NPA ehk FIFA jännasinu tasu. Ja see on üks eelarve osa. Et laias laastus on nii, et maksud ei ole tegelikult keerulised. Tegelikult sa maksad Eesti makse. Ja miks sa saad käibemaksu soodustuse on maksureklaam ja kõik sellised digiteenused, et kui sul ei ole käibemaks registreeritud, siis sul tuleb käibemaks maksta. Ikkagi siis kohe alguses peaks ennast ära registreerima, mitte et ootada, kui see mingi kuulu uus. No ja kohe ei soovita, ma soovitan sul alustada eraisiku kontoga, teha need testtooted ära, siis oled sa nagunii rahalist allpool ja kui sa juba näed, et sa tahad reaalselt teha see tootmisega edasi minna, siis registreerid, siis teed ettevõtja konto, siis nagu lihtsalt tehastega ju eraisikult ei saa suhelda ja siis läheb nagu tõsiselt. See ei ole uus konto, see on konto upgrade. Saab. Ja sul ei kao nagu ära. Ja Amazonile meeldib, et tegelikult ma soovitan eraisiku müüja konto võimalikult kiiresti ära teha. Amazonile meeldivad vanad kontod. 2 aastat pärast konto avamist siis saab laenu võtta Amazoni kaudu. Aga kui sul konto avamisel liiga hiljaks jätad, siis sa mõtled ootad, et meil on see 2 aastat täis. Amazon võtab seda tõsisemalt.
Meile meeldis piiramatu kasvuvõimalus, kui me kasvasime, kui oli vaja troubleshoot'ide põhitoodajaks kinni, siis oli see piiramatu langusvõimalus selgele nimega meeldis, aga kasvada meeldis. Ise valid ettevõtte suuruse. Eestis on mitmeid elustiili pereettevõtteid, kes teevad aastas $1 miljon pluss käivet. Kui sa hakkad professionaalseks ettevõtte samasugune platvormi, siis sa saad nendega kindlasti tuttavaks. Kui 4. juunil tulevad Amazoni konverentsil, mis me panime Tallinnas kokku, et rahvusvahelised Amazoni oma kogemusruumidega Eestisse tuua, siis seal kohal kõik need Eesti suured müüjad 100% ka. Nii et 4. juuni Tallinnas hotellis. Väga sageli ongi sellisega klassikaline Eesti tiim on 3-4 inimest ja 3-4 inimesega sa saad miljonites aasta käid ära teha. On vahepeal mõni küsimus? Kuidas te ettevõtte sinna USA-alla teha? USA-alla sooviks, et kohaluses ei soovita teha, see tuleb kõne alla siis, kui sul on kuukäive üle $10,000 ja sellepärast, et on vaja sõlmida kindlustus ja USA ettevõttel kindlustus teha lapse võrreldes Eestiga. Ja on kordi odavam Eesti ettevõttel. Selleks, et sa 10,000 käibeni jõuad, võtab sul aasta. Ma kujutan ette, kui sa põhitöö kõrvalt teed. See ei juhtu nagu nii kiiresti, aga kui sul siis on abi vaja, siis täiega aitan, sest me oleme neid juba mingi 5 tükki võrginud. Kes on vaja arvestada, et uus ettevõtte raamatulis on natuke kallim, ma tean, $50. See sõltub ka mahust, eks. Alguses on 200, aga päris kiiresti on 400-500 peale ära. See on ikkagi võimalik teha nagu e-keskkonnas. Ja. Need on agentid, kes teevad seda. Ja tavaliselt firmad registreeritakse kas Delaware või Wyomingus, sellepärast neil on maksud kõige madalamad osas ja kõik suured firmad registreerivad ennast seal. Ja nemad teevad kõik töö sinna ees. Suurused tasu oli $450 firma registreerimine. USA ettevõte ei ole keeruline, seal lihtsalt palju protseduurid läbi teha ja kui sa sinna maani jõuad 10,000, siis anna lihtsalt teada. See ei ole mure. Aga kui te seda äri seal Amazonis teete, kas te siis toetate enda toodet ka mingite väliste kanalitega või see kõik on ikkagi Amazoni raamistikul? Ja ma ütlen küsimuse kõvasti ka, et kui Amazonis toodet müüa, kas peaks väliste kanalite turundust juurde panema või ei pea. Arvan, me võime edasi minna, et kes iganes on oma parklakella paika pannud, et siis võite tulla jälle istuma, kuidas märgi saada vaadata. Me siin läheme jooksvalt edasi. Välisturundust võib teha, see on igal juhul hea. See ei ole kohustuslik, sest üldiselt Amazon on see keskkond, kus inimene hakkab ostma asju. Kui sa oled Facebookis ja sa tahad parasjagu teada, mis ma ei tea, lapsed teevad või mida klassid Facebooki kirjutab, siis sa lähed segama inimesi oma pudrunuia reklaamiga ja see conversion ja koostusagedus ei ole eriti sage. Ja see on nagu häda, et see läheb kalliks, kuna sa lähed segama ja siis segamine ei ole väga tulus tegevus, aga Google AdWords toimib, YouTube'i reklaamid toimivad. Just tulime konverentsil Londonis, kus räägime TikTokist, Eesti konverentsil räägime TikTokist, mis on üliefektiivne viis. Pinterest on väga kiiresti kasvav viis, kuidas turundada Amazoni tooteid. Ja saab küll, kui sul on huvi selle vastu, siis kõik nagu, kui see platsib kuskil, siis sa saad selle turundada ära. Räägiks edasi, et marginaalid. Alla 30–50% marginaalidega me kindlasti ei soovita turule minna, sest et sul on vaja kinni maksta igasugused üks terrorid, mis juhtuvad kaupia hiljaks või tekib mingi inspektsioonis on häda, et natuke vaiada. Kui sul on seomat liiga väike marginaal, siis sa ei suuda rahvusvahelist kaubandust neid tõmbetuuli väga taluda. Nii et kui sa kalkuleerid oma toodet, siis alla 30% kindlasti mitte ära turule mine. Ja seda on et sama Helium 10 tööriist, kui sa ei oska mitte midagi muud, siis Helium 10 võtad lahti ja seal on ka budget olemas, et vaatad, mis see marginaal siis on. Ideid on päris palju, kas või sedama, ma ei tea, lähed garaaži, katsud mingi mutriga seotud asju, katsud võib-olla mingisuguseid tavaliselt betoonpõrandal ja siis on mingid jalamatiga ja paned Amazoni sisse, vaatad, mis toimub, kas sa suudad helistada kuidagi ära, mis toimub nagu kõikides nendes kohtades, mida sa käega katsud, lähed WC-sse, lähed vannituppa, lähed õue, vaatad, mis õues on lipuhoidjad, paned Amazoni ja siis saad teada, et kas turg on satureerunud ja kas seal võiks olla, kas on huvitav hinnavahemik, ei ole huvitav, kas on hiinlased, saad üpris hästi aru, kas on hiinlased või mitte, sellepärast, et
seal hinna all on nagu sold by ja kui sa lähed vajutad sinna sold by, siis aadress näha on see enda Riina ja kui hiinlane, siis üldiselt see hind on nii madal, et sa ei suuda konkureerida, et näed ka ära, et kes siis segmendis põhiliselt toimetab. Nišši on väga palju, lemmikloom on väga kiiresti kasvav, mänguasjad on olnud väga populaarne. Nii, ma kaotasin nüüd selle ära, seda Elva tagasi võtmast, vahepeal tuli lagi peale. Hiina poliitika on praegu nii teema, globaalpoliitika. Oli juba artikkel, et Ameerikas seinavähemalt päiksepaneelide ehitus. Hiina investeeris, et saada turgu endale ja lõpuks peale ja kõik ehitus seda. See on, siin ei saa midagi parata. No me õnneks päikesepaneele ei lähe tootma, et see on nagu liiga keerukas, liiga suur toote. Me teeme ikkagi igapäevaseid tooteid natukene paremaks ja selles mõttes on turvaline koht. Igal juhul turvaline. Elektroonika on kõige suurem kategooria elektroonikat on mina tegema. Kui midagi läheb katlasse, siis on juhtunud ka seda, et ühe Eesti müüja toode pani maja põlema ja maja põles maha. Ja see ongi see koht, kus samas on küsitud, et hiidegi sa juba üle $10,000 kuus. See ei ole naljakas ja see ma ei taha kindlasti, et sinuga juhtuks. Sinu küsimusele ka lisaks vastus veel, et jah, on alati oht, kui kogu tootmine on ühes riigis, praegu Ukraina olukorraga me teame, mõned tuttavad, kes toodavad seal, mida sa teed, üle päeva olukord muutub, jah, mida soovin on see, et alustad Hiinas, see on hästi kiire, hästi mugav on kõik, hinnad on väga tubli, kui juba hakkab liikuma edasi, siis sa võid alternatiivse tootjad otsida, kas Lõuna-Ameerikas või Euroopas, et kogu nagu kaup ei tule ainult ühes riigis, aga see on juba nagu järgmine faas. Eesti toodete müügiperspektiiv. Kui ta hõlma väga palju tootmiskulu, kui ta on materjal unikaalne ja meil on Eestis mõningad üksikud materjalid, mis on unikaalne ja puit või linaga. Peab vaatama segmenti sisse konkreetselt. Ütleme, et Eestis on tootmishind on ikkagi kõrged, kuna palgad on kõrged, siis see ei ole tegelikult probleem. Kui me Eestis ei saa toota, aga meil on idee olemas, me saame tootearendust siin või Eesti ettevõtetega teha, siis selle idee me võtame lihtsalt soodsamasse kohta, kas Poola, Hiina, Vietnami, Kambodžasse, Indiasse ja ma näen seda väga suure äripotentsiaalina, et me oleme nagu ajudega töö oleme Eestis, aga tootmises me oleme ammu maailmas juba nii kallid, et nagu miks me üldse võtame mõtte, et ma ei tea, Hiiuga kuskil pisikeses tehas, me suudame mingi nõgesusakooli teha konkurentsi väärilise hinnaga ei suuda. See on väga romantiline. Romantiline, aga see ei toimi, sest et eestlane tahab ikkagi vähemasti neto 1000 kätte saada. Hiinlane saab, ma ei tea, neto 250, kui ta on alustav tehase tööline. Et see vahe on lihtsalt nagu nii suur 4-korne, et põhimõtteliselt disain ja tootearendus jääks Eestisse ja... Ja, kas disain ja tootearendus Eestis absoluutselt, see on täpselt see, mida meie teeme, me kasutame oleme kasutanud Eesti tootearendus ettevõtet ja endiselt teeme seda, et siis kõik, mis on ajusid hõlmab, on Eestis kõik, mis on manuaalselt tööd hõlmab, see on kuskil soodsamas kohas, see ärimudel töötab. Ja Eestis on päris mitmed ettevõtteid, Ventre näiteks, kes toodab Eestis ja saab hakkama ja marginaalid on head ja teevad üle 100 kuus ja aga nendel on see mastaabi võimekus, kuna on suur tehas. Meil alustavate tavaline meeskoeraga ettevõtted ei ole seda mastaabi ja siis me läheme kaome sinna eelarvest ära. Ja küsimus oli siis, et koguste suuruse kohaga üldiselt sa ei pea tellima 50 000 toodet, sa ei telligi 50 000 toodet, et me väga sageli tegelikult tooteid testime ala 500 ja tehased on nõus tegema 500, see sõltub muidugi väga sellest nišist, et kui sa ütled tehasele, et tee mulle 500, ma ei tea, kirjaklambrit, siis sa vaatad veits imelikuks peale. Rahvusvahelises mastaabis on nüüd võib-olla 500 kirjaklambrit päevas, sest see on tarbekaup, aga niisugused vahemikus 25-59 $ maksvad tooted 500-ga tavaliselt saab ilusasti ära testida turu ja sinu võimekuse. Tootjad on kursis, et sul on vaja testida, et mitte keegi ei tee 1000 ühikut kohe alguses, sest ei tea.
muidugi me küsime, meie näiteks alati küsime 2000, 5000, 10 000 ühikut, siis me tahame teada, mis meie perspektiiv on. See, et praegu hind on 3-kordne, see ei ole oluline, sest me teame alguses nagu nii esimese nagu tsüklini pole miinuses, aga eesmärk ongi, kui juba müüb, kui me teenime 1000 toodet. Kui sa teha seda küsid, siis sa küsid 500 000, 5000 ja sa näed tulevikuni 5000, aga sa alla selle niikuinii globaalses mastaabis sa 500 kaupa iialgi ei jää tiksuma, sest et see on see toode, mida sa ei taha teha. Sa ikkagi tahad liikuda 5000, 10 000, 15 000 segmenti ja selle hind on hoopis teine ja sa saad eelarvestada kõrval konversiooni ära ja kui sul õnnestub nagu müük käima saada, siis sa enam-vähem oskad arvestada, millal sa väga head marginali teenima. Okei, valminissi tooted ei. Mõtle alati selle peale, kuidas vaene klient otsib seda toru, millest midagi aru ei saa, milleks on pildida. Ja see on teine turg, see on Instagram, see on TikTok, see on aga Amazonis, sa saad müüa ainult siis, kui sul on otsisõna olemas. Kui nad ei oska otsida tube, photography, accessory, mis ma praegu mõtlesin välja, siis mitte keegi mitte kunagi ei näe sinu toodet, sest sinu toodet nähakse ainult siis, kui inimene paneb mingi sõna sisse. Sa pead teadma, mis see sõna on, mida sinu toode veel maha müüakse. Ja kui me nii-öelda kosmoseraketti liigutame ja paneme nagu keegi ei otsi kosmoseraketti Amazonist. Sa võid nii teha, no jah, võid nii teha, aga ma tahaks, et sul tuleb Amazonist ka kliente peale, muidu, noh, ma ei tea, muidu võid ka nii teha, et võtad mingi teise võimalust. Sa võid, lihtsalt, et nagu Amazon võtab ju iga kuu sinu käest seda raha, et parem on ikkagi minna. Sul on 24 tundi. Kui sa juba teed toodet ja sa paned selle juba Amazoni lappu istuma, teises juba sellist toodet, et sa saad seda Amazoni klientile ka müüa. Et ära välista nagu teise klientide jaoks, et sinu ajakasutus on siin oluline. Et sa võid sellist romantilist lifestyle toodet müüa, aga ma ei ole päris kindel, et ma kujutan ette, ma selle tootega läheks võib-olla päris poodidesse, kuna ta on uus, ta vajab selgitamist. Iga toode, mis vajab õpikurvi ja see õpikurv ei ole loogiline, siis see vajab, et müüa seletab. Ja nii kui müüa seletab, siis Amazonis on see liiga keeruline, inimene ei saa aru ja ostab vale asja, tagastab, tegid prügi ja nagu sa oled sellest jamadega. Jah. See võimalus Amazonis? See oma sihtpostitus Amazonis. Kas sa tahad klientidele kirju saada, e-kirju, tagakirju? E-kirju. See on ainult, Amazon on äärmiselt nimi keeranud kõik need kanalid. Sest et, jah. Kui sa müüd Amazoni, siis sa müüd Amazoni klientidele, mitte enda klientidele. See on väga oluline osa. See on Amazoni listing, see on listing kuulutus nende oma, et nemad piiravad väga rangelt, missugune kommunikatsioon sul on klientiga. Sa võid klientile võtta ühenduse ainult, kui on sul tellimusega mingi probleem või midagi vaja selgitada. Üldiselt nad ei taha, et sa teed seda. See teab tema kontakt, e-maili, see on selline fiktiivne mingi number, et Amazon.com, mis saadad sinna, siis edastatakse klientile. Et see on üsna raske klientiga nagu suhelda ainuke viis, sul on kas pakendi peale kuidagi panna oma info, et klient võtab sinu ühendust, aga väga raske on, et sinna võtab tema ühendust esimesena. See ei ole nagu see turundus, et me ei saa klienti enda, Amazon ei taha meile klienti anda. Ja me peame sellega arvestama. On viise, need on edasi juba turundusisikud, me tegelikult saame selle klienti info võtta, me saame teile seda paberkirju saata ja sellest ma räägiks sulle siis, kui sa oled juba alustanud. Mitte praegu, et oled su peas tegi, sest see hõlmab vaheplatvorme ja kõike seda, et alguses see oli algselt oli võimalik, jah. Ja sellepärast Amazon pani kinni, et me lihtsalt spämmisime valimatult. Ja saatsime teha 5 kirjana vähem, et jõu pane review. Ja siis meil keelad lõpuks klientidele kirja saada. Ja tegime pahandusi. Kolmasime kliendid üle. Ja viimane punkt, mis ma tahtsin jagada, on see, et üksi käivad teha 50 000, 100 000, see ei ole aasta käives, kuu käivad üksi saab teha. See ei tule homme, see tähendab seda, et see läbi testib 3-4 toodet.
sa oled kulutanud sinna kindlasti üle poole aasta, aga see on realistlik teha. Edasi sealt ma kindlasti soovitan, et võtta endale tiimiliige juurde, esimene tiimiliige teeb logistikat, teeb kliendisuhtlust ja aitab sind võib-olla natukene turunduse koha pealt. Aga sa saad väga märkimisväärselt, sa saad 40 000 eurot, mis on vajalik selleks, et sa kasvada, sa saad endale palka maksta. Selle sa saad tegelikult ise ära teha, aga kui sul on vähegi võimalik alustada sõbra, naise, mehe, lapse, naabriga, sest saad ära jagada. No meie näiteks, kui me alustasime, mina olen segaduse looja, mul meeldib uusi tooteid, ma tegin niisuguse kakofoonia enda ümber, et tema, kui Ivan liitus mingisugune 4-5 kuud pärast seda, kui ma olen alustanud, siis tema ametinimetus oli best manager. Ta põhimõtteliselt vaatas, kas shipping planid on õigete detailidega, karbid on õige suurusega, tegeles klientidega, ma ei tea, kõik case'itasid, kui Amazon mingi listing läks katki. Kõik, mis kettasse lendas, on see enda laua peal ja kettasse lendas nagu minu käest palju asju. Mulle väga meeldis seda korda, te olete seda kuulnud, et Steve Jobsil oli üks intervjuus, küsiti, mis tema amet on, mida ta teeb, ja tema vastas. Ma ütlen seda inglise keeles, et on lihtsalt nii ilusti inglise keeles, et I'm a captain of the ship, I'm captain of the sinking ship and my job is to point in the right direction. Et see ongi umbes niimoodi, jah, sul on alati mingi mured ja väljakused, mõtled on probleemid, ma ei näe nagu probleemid, pigem nagu väga huvitavad väljakused, mida sa pead lahendama. Sa ei tea, kuidas sa teed seda, aga lihtsalt. Aga kõik info on internetis olemas ja kui sa ei ole veel Amazon Estonia Facebooki grupis, tule sinna, mingi küsimus on, siis inimesed ju teevad samat asja, et vastavad. Võiks tunduda, et on palju nagu kohti, kust üle ei saa, saab küll, infot täisemalt YouTube'i sisse, how to break the shipping plan, et kuidas nagu kaupa tarnida, ma ei tea, Hiinast Amazonit, tegelikult step by step juhend olemas. Et pigem on see, et info üle küllus on, et sa pead kuidagi rahunema, võtma üks samm korraga, mitte lahmima ja saab nagu täiesti ilusti hakkama. Ja Eestis Amazoni kogukond on väga tugev, kõik on alati nõus toetada. Meie nagu Amazoni koolikogu, siis on Amazon Estonia ja teised grupid on ka Facebookis. Ja kord aastas me teeme konverentsis ju tõesti vabast tahtest, et saada meid ühte ruumi kokku, sest et üksteise ajudest uusi põnevaid asju teada saada, nagu parim asi ever. Meie teadmine on Amazoni koolis. See on nii-öelda selline pakett, mis on 5 aasta jooksul meie laudadest läbi käinud, et 40 tundi digitaalne programm, mida saab läbida enda tempos eluaegse toega. Meil on 200 ettevõtjaga toetav kogukond, me oleme vist kõige aktiivsem Amazoni kogukond on Amazoni kooli oma Facebookis, aga see on kinnine, nii et see on nendele, kes on tiival. Annan teil 9 saad meili peale, me paneme see jooks selleks ajaks jõudma kokku panna 12 tooteid. Sa saad ise alustada, ei ole mingeid kohustusi kellelegi midagi maksta. Sa võid YouTube'i kavad, mis on tänast sellega, et sul ei ole keegi garanteeritud ei vasta sulle küsimustega väga palju. Sa saad parimat praktikat kaasa, sa saad Medium 10 tarkvara paigaldamise juhendi kaasa, kui sa selle sõna Chrome Extension võttes sul natukene keeruline. Nii et vaata õhtul või hommikul siis meili, pane veel üks slaid edasi. Ma võtaks Medium 10, siin on tulemas konkurentse peale, aga täna Medium 10 on kõige tööliit on vahend. Kuna see on nii palju kasutajad, siis veidi on aeglasmaksega muutuma, aga me saame hakkama. Jungle Scout oli kunagine staar ja nad andsid selle tööliidu positsiooni kandus käest ära Medium 10, ei oli palju agressiivselt tööliit. Arvutaks edasi. Et kui tahad spendida, siis võib-olla jõudsid või siis saad nagu. Ja siis on reaalselt ettevõtjate kogemused Amazonis 4. juunis, Swiss Hotellis, sinu eest lava peal, kui sa lähed www.amazonestonia.ee, ostad pileti, pane sisse kood Estonia ja sa saad kõige soodsama pileti, mis üldse on võimalik saada. Siin nüüd seda veebilehte, aga paneme veebilehe ka kaasa. Ja koodi ka kaasa, nii et ootan sinuga kohtumist kindlasti 4. juunil siinsamast Tallinnas, et meil tulevad maailma tippnimed kohale ja see tulevad mega uhked, et neid siia kohale saada. Meil on vist üks slaid emaili aadressiga. Tegeled Amazoni pool, kui on midagi pane, Ellaga kahekesi vastab, Ella istub seal Tiimu Mustaseks, et väga sageli Ella aitab minu Facebookis sinuga suhelda, nii et ära siis ehmatab, kui Ella vastab. Ella on minu ingel parema kõrval. Täiega küsimusi võtaks veel, aitäh, et sa tulid. Eelmise slaidi saab, jah. Need on raamatud inimesed.
selle üks Amazoni ettevõtja. Absoluutselt. Ma vaatasin selle kõiki videot, mis on vasakul on pildid. Ja see koos minuga kohe. Samast asjast, tema tituleeris ka suvimaleerisid üle. Ja siis tegime meie esiti. Aga see ongi ja meie ootame, et siit edasi tuleb järgmine suurem, sest et... Näiteks siin keskel, kui te vaatate, see on härra, see on Alar, Venna kuuled, teine tiim siin, samas Amazoni tiim, neil on praegu 10 või 12 inimest juba. Nendega väga suur. Nemad teevad kõik, mis kuremast teid. Ja tema kõrval istub samamoodi 8 figure ehk siis üle 10 miljoni käibega Viktor. Tema teeks eksidi, tema eksib veel suurem kui Alarjuma, aga need ei ole veel tehtud, need on pipeline'is. Nad meie varem või hiljem teevad ja siis on see tiitel, see on nagu annad edasi lihtsalt karika. See on küsimus? Jah. Jaa, 2 uut portfelli, aga äkki see Ivan räägib miks avalikult, me ei saa väga... Meil on 2 portfelli ehk 2 brändi. Üks brändi manager on seal, teed istub. Ja põhimõtteliselt on iga brändil oma nišitoodet ja küsimus, miks me otsustasime seda teha? Et mida me teeme seal või? No mida me teeme, me tegelikult ei saa öelda, sellepärast otseselt ei saa öelda, et me oleme ühes B2B nišis ja siis me oleme kodunišis ja rohkem edasi räägida ei saa, tegelikult ei saa, intervjuus kade. Siin on 2 põhjust. Üks on see, et kui täna juba üldse selle brändi nime toote, siis kui ma ütleks seda regulaarselt kogu aeg, siis tekiks sadu ja sadu klikke, mis lähevad vaatama, et ei, mida me teeme, aga see ei osta seda toodet ära. Ja Amazoni algoritm vaatab, et toode on halb, et inimesed ei osta ja minu nähtavus teiste konkurentide seas väheneb, sest et keegi ei osta ja kui sinna tuleb sadu klikke peale, siis see on halb. Ja teine asi on see, et see unikaalse müügiargumendi leiutamine ja üldse selliste mõnusa nišš, mida ma tahaks teha, mis ei ole keeruline, ei ole elektroonika, see ikkagi võtab aega. Need ettevõtted, kes on meie tiimal, nendel on kohustus läbi töötada 50 ideed. Sa võid kujutada ette, et see ei juhtu päris kiirminutiga. Ja kui sa leiad sealt selle kõige mahusama hullasoone, et sa teed mingi väga lihtsa geniaalse uuenduse, siis sa ei taha tegelikult naabrinaisele kohe öelda, et hei, et mine tee see pudrunuiaga, pane kristall peale, sest siis naised ostavad palju parema meelega. Aga sinu viis on siis täpselt see välja tuli. Et siis sa tegelikult tahad ise müüa. Jah, kui sul on patent, võib-olla disaini trademark, et siis sa oled natukene paremini kindlustada. Aga enamuses me ei ole. Fakt ongi, et iga toode valideerimine, reaalne valideerimine võtabki pool aasta. Amazon on maailma suurim ingliskeelne e-kaubandusplatvorm. eBay selle kõrval on pisike varga nagu samal T-shirti kõrval. Walmart praegu kasvab, aga Walmart võtab lihtsalt aega natukene. Ikkagi Amazon, tahad e-kaubanduse keeltides Amazon seal olemas. Amazon on see Euroopa põhiturud. Kuidas pankade juurde tagasi, et kui Eesti osaühing on, kas siis peaks näiteks kas Vaisi kaudu on hea arveldada või? Vais on väga hea. Vais on põhiarveldused, sul on kõik valuutad või notaade, mis on vaja, sul on vaja, kui sa nüüd USA-s ja Euroopas, sul on vaja eurot, Briti paundi, USA dollarit. Hiljem, kui sa Singapuri lähed, siis paned sinna muud asjad juurde. Väga lihtsalt, kui sa ei maksa midagi selle eest. Ja teine keskkond on Mercury.com, selle kaudu saad krediitkaardi. Vanasti oli see, et sa võid Ameerikasse sõitma. Firmad on praegu näiteks Pioneer ja Think.com, teenuse pakkunud väga palju, mis on vaitselaadse. Seal on nagu ikkagi kontroll enda käes, et kui kurss muutub, et seda nagu saad vaadata, millal, mis liikumised liiguvad. Ma ütlesin, pigem miks sa pead seda tegema, kui sa müüd Ameerika turul, kes on Eesti ettevõtte, kes on Swedbanki konto. Kui Amazon kannab seda raha, Amazon konverteerib selle eurodesse. Sul ei ole valikut.
mis tähendab, et konverteerida ükskord dollarites eurodes ja siis sinna konverteerida eurodes dollarites oma tootjale või logistikule. Ei ole mingit põhjus, miks sa pead seda tegema. Wise'i konto on väga lihtne avada või teise pakkuja konto. Ja konverteerimistasu jääb sinu taskumisse. Pioneer pakuvad pangakaarti, neil oli ka see. Krediitkaarti on vaja, et üleüldse kui konto püsti paned, sest Amazon tahab mõnikord sinu käest raha võtta, kui sul ei ole veel müügikäivet tekkinud. Ja müügikäivet Amazon hoiab kinni 30 kuni 90 päeva sõltuvalt kategooriast, aga ta teeb väljavaatused iga 2 nädala tagant. Ehk siis kassahoog tegelikult on väga kena. Iga 2 nädala tagant tuleb müügikäive sellist, teab nagu olles sulle, eks ju, turunduspuud ja kõik laokulud võetakse Amazon automaatselt maha, sina sealt ei puutu mitte midagi. Iga 2 nädala tagant saad selle konto peale. Siis vaisest saab nagu see raha väga seista või see ta lihtsalt nagu kannab. Ja ei mõtlengi, et ma nagu ei konverteeri seda. Ei, sest sa teed selles mõtlegi, et poundikonto, eurokonto, dollarikonto ja siis veovad ära Ameerika külge paned dollarikonto, UK külge paned poundikonto. Hiina peab kasvama dollari. Aga siis ei mõtle ka. Sa maksad kauba dollarites. Eks sa kannad Eestis ainult see nii palju, kui sul on vaja. Suur osa rahast liigub ainult Hiina ja USA vahel, veel Euroopa ja Hiina vahel. Jaa. 300 000 dollari toodagi. See oleks kontoriga suhteliselt nähtamatu. Me kahjuks ei saa öelda täpselt, mis see oli seotud kaabritega. Aga kuna me portfelli müüsime ja uus omanik ei tahtnud, et me räägime täpselt oma toodetest, ilmselt ka tema konkurente, siis me ei saa täpselt ära öelda. Aga meil kogu portfell oli üles ehitatud kontori peale ja kasutasime erinevaid materjale, erinevaid pikkuseid, erinevaid konverteeritused, siis üheneseid, kaheneseid, neljaneseid, et niimoodi tekitasime erinevaid tooteid. Me oleks väga lähedal olnud sellele, et minna ka retaili ehk siis tavakaubandusse ja huvitava faktina konsultandid rääkisid teile, et tavakaubanduses oleks peanud ühele sektori müügis, aga e-kaubanduses paradoksaalsel kombel kahene sektori kõige populaarsem, nii et e-kaubanduse kogemust ei saa 100% kanda üle tavapõrdesse. Reeglid on mõnevõrra erinevad, kui täpselt ei pruugi olla, miks ta nii on. Ja. Kui eesmärk on exit teha, siis kohe alguses peaks midagi teistmoodi sellele läbi. Alguses ei, sest alguses on sul vaja leida see hea koht, see toode, sul on vaja 3-4 kogu läbi testida, rahulikult teed omas tempos, kiirelt üle kuhugi, nišid kogu aeg tekivad. Ja kui sa mingi idee leiad ja paned ta 6 kuuks riiulile, ta on 6 kohalist apotkeemis, nagu seda ma garanteerin, sest et sama analüüsi metodoloogiat varem või hiljem, mingid teised inimesed leiavad ka selle avatud ja väikse konkurentsi ja ka suure nõudlusega segmendi üles. Et pigem, kui sa ideed leiad, katsu kohe tegutsema hakata. Ja kui sa oled selle niši kätte saanud, sa näed, et sinna on võimalik leida juba mitmest tootest portfelli, sa näed, et su kuukäive võiks hakata lähenema esiteks 10 000, eks ju, ja sealt veel edasi kasvada. See on see koht, kus tuleks teha Ameerikat, väga palju ostjad on ameeriklased, neil on Ameerika raamatupidamist lihtsam üle võtta. Kogu sellist raamatupidamist saad siis jooksutada esialgu 200 eest, hiljem 300-400 $100 Ameerikas. Eestis saad hoida oma tavalise ühitamise kulumise palgamakse, eks ju. Siis on topeltraamatupidamine, topeltraamatupidamiskulu, aga sinna ei ole mitte midagi parata. Hiljem muidu exiti puhul on see, et sa pead nagunii igakuise Ameerika raamatupidamised, kui tagant järgi maksma, sealt peavad võtma sinna Eesti raamatupidamise, konverteerima Ameerika omasse ja see maksab sulle $1000 anyway. Nii et kui sa iga kuu välja käid, sul on kohe olemas raamatupidamine ja kindlustus. Aga see on siis juba nagu hea toode leitud. Aga siis ühe portfelliga võib-olla seotud mitu Eesti panga, Eesti ettevõtte ja Ameerika ettevõtte? Ja, selles mõttes, et Amazoni... Ühe konto, kui me räägime näiteks USA konto, selle konto peab olema, võiks olla seotud ainult ühe firmaga selle hetkel, aga seda võiks ümber tõsta, see ole probleem. Ja siis ütleb, teine ettevõte võtab üle, ja see käib kogu verifitseerimisprotsessi läbi. Kui sinu Eesti ettevõte on Ameerika ettevõtte ainuomanik, siis rahasid liigutada sealt on ütlust lihtne. Müügi sales proceeds on see nimi, või siis management fee, ja sa saad tõsta Ameerikast Eestisse raha ilma, et sa pead makse maksma. Ühe firma all on teine firma.
sinu Eesti ettevõte, sinu meeskoeraga OÜ omab Magnet Pro LLC. Sina ei ole selle ettevõtte omanik Ameerikas, sinu Eesti ettevõte on selle Ameerika ettevõtte omanik. Näest on juttu olnud, et on ka kogemusi. Jaa. Ei olnud kohal käinud sellised. Meil on väga huvitav kogemus Indiaga, et me oleme Aasias valikul üheks kuuks me läksime puhkama ja siis peale selle oli plaan logistikule minna otse Hiina. Oli pilletid ostetud, hotellid, kõik on kokku lepitud, aga kahjuks aastal 2019. Ehk reaalselt me ei jõudnud Hiinani ja siis me pidime kiiresti, Hiina läks lukku, keegi ei teadnud, mis sellega saab. Me pidime kiiresti leidma tootjad ja nädala pärast ma lendasin New Delhisse ja sealt Põhja-Indiasse potentsiaalse partnerid kohtuma. Lühijuttu on selline, India on väga hea riik, kus saab source'ida toored, mis on käsitoored. Selle aastal on väga head, väga nutikad, väga ilusad toored. Meil oli vaja maastoodet. Meil oli vaja liinitöö. Meil oli liinitöö ja probleem oli see, et jah, nad tegid seda, üks oli ilus, järgmine oli nii nagu ta tuli, sest neil ei ole need suured masinad, kõik oli, nad oli väga uhked ja läksid mulle, kuidas nad oskavad kinnitada ja lihtida ja vend istus kükitast korda, sest kõik toolid ei olnud, lauad ei olnud, keevitas ja siis, kui ta keevitas, ta oli tsiklikiivel eelis kaitsmiseks. Ja ütles mulle, vaata, meil on siuke. See on elu praegu. Ja India on hea sourcimiseks, aga natukene... Lõhuvamatele toodetele. Minu reisil peal on sama, aga esimene juba aastast 2008, aga siis kvaliteedi hoidmine on neil probleemid. Ja puuduvad suured tootmisliinid, mis teevad asju ühtemoodi. Need on ka olemas, jah, muidugi. Need on Inglis omad aastast 1809. No just, ja see on ka seletab. Kui sul on Hiina ja India ja kui sa pead panema 10 tundi Hiinasse ja Indiasse, lihtsalt tulemus on nii erinevad, et lõpuks ikka... Hiina on palju efektiivsem, jah, Hiinast lähevad kogu aeg kallimaks, jah, inimesed lähevad kõik Ameerikasse, Indiasse, Indoneesiasse, Vietnami, eks ju. Loomulikult lähevad. Ja eks me vaatame ka ringi, me praegu vaatame Ameerika source'imise võimalusi, et võtta logistika hoopis ära. Ameerikas on 2-3 korda kallimad asjad, aga samas seda kiiremini. Ja võib-olla efektiivsemalt, et ei tea, see sõltub ikkagi me oleme alles poolel. India ja Vietnam on väga mõistlikud riigid, kuhu toota, aga lihtsalt konkreetsed nišitoored. Kui midagi huvitab, ma ei tea, Mehhikos sourcimine või Indias sourcimine, see on veidi metsik lääs. Hiinas sourcimine on suhteliselt turvaline, kuna Hiina väga hästi teab Amazoni ettevõtust, teavad, mida nad tahavad, mis on meie kogused, kuidas neid shippida, kuidas Amazoni teltsud peale panna, missuguse karga Amazon tahab, nad teavad kõike. Kui sa lähed Mehhikosse, Indoneesiasse, Indiasse, nad ei tea. Kui sa tõesti tahad nendest uutest riikidest source'ida, liitu palun mõne sourcing tripiga, need on Mexico sourcing trip, India sourcing trip. Konverentsil tuleb rääkima üks naine, kes võtab Fival Indiasse tehastesse ja ta organiseerib sulle ka logistikapartnerid, et sa ei lähe meie raadselt $20,000 põletama ja sa ei teeks fataalselt pisikesi vigu, mida sa ei teagi, et sa tegema hakkad ja sa teed kindlasti, sest need riigid ei ole harjunud Amazoni lagudele kaupa ette valmistama. Nii et nendel juhtudel liitud sourcing tripiga ehk siis sisseostu reisiga maksab $2,000, saab teadmise kätte, aga vähemasti sa ei kaota $20,000. Ja samas on sul konkurentsi eelis, sest enamik meist ikkagi source Indiast. Ja, see on hea mõte. Veel küsimusi? Ei, jah. Volüümi, et ei ole milline, kuidas on kõige paremini vaadata. Helium 10-ga. Helium 10 ütleb sulle ära, et sa tahad üldiselt, et iga kuu vähemasti 500 inimest, alla selle on juba liiga vähe. 500 kuni 5000 on väga hea vahemik, kus on search. Kui see läheb juba 50 000, 500 000, siis on tegu mingi väga üldise keyword'iga nagu jeans või ma ei tea, Lego bricks, mis on bränditud toode.
500–5000 on mega magus vahemik Sochi koha pealt. Keyword suggestion expander, kas sa kuulsid seda ühest mu videost? Ma vaatasin ka, see nagu näitab, et sõnu, aga ta näitab küsimärki selle nupri juures. Ja, alati ei saa, üldiselt on liiga väike, et ta ei suuda fetšida. Tööriistad alati kasutavad mingisugust datat, mis ei ole 100% täpne, aga sa saad vahemikku mingi suurusjärgu kätte. Teet? Ma tahtsin lihtsalt lisada, et iga inimene on teisest erinevad tegelikult. Teisest ei pea olema 30. Võib olla ka 200 000, samas nagu hoogu, et sa saad rohkem teistma teisi toota. Vaata see Amazon käest on tulema kundi ja sul tekib sulema veel. Ja kuidas rahastada üha kasvavad nõudlust. Ja, et Eedu jutus on väga suur point selles, et meil on Eestis väga mitmeid müüjaid, kes on teinud paarisada 1000 exiti või siis õrnalt alla 500 exiti. Ja kuidas väga laias laastus exiti summa, palju sa saad teenida oma ettevõttest raha? Mis sa oled viimase 12 kuu jooksul kasumit näidanud ja korruta see kasum 2–5-ga tänasel päeval umbes. Ja see on sinu exiti väärtus. Need on sellised e-kaubandusele spetsialiseerunud suured ettevõtted, mis tahavad kokku komplekteerida kas, ma ei tea, hobitooteid, kodutooteid või teevad kõik Unilever. See alguses tahavad vastu. Nad tahavad valmist teistikuid asju, see ongi see, et meie toome, nii et me oleme nagu kasvatame nagu selle peti suureks ja anname edasi ülikooli ja nagu tööturule põhimõtteliselt. Nemad tahavad vältida esimesed 3 aastat, mis on kõige keerulisem ja samas kõige huvitavam, eks ju. Ja see on kõige rohkem vabadus. Meie tegelikult ütlesime, et me ju paneme 4 aastat jooksutasime seda kontori rääkida, et no enam väga huvitav ei olnud, palju huvitavamalt leida neid uusi tooteid, uusi ideid. Toota arendusega tegeleda, mis on väga äge, tellib näidiseid, muudab seda 3–4 asja, see on meie jaoks huvitav. Aga igapäevane jooksutamine, see muutub niimoodi, et on hästi rutiinne. Et siis juba mõtleks, et tee exit ja võta see raha ja mine edasi niimoodi, et sul on sellatagune kindel ja saab kallimaid tooteid näiteks teha, kus on vähem konkurentsi. Aga enne mainis, et erinevad Amazoni müüjad, kes on erinevad lähenemine. Jah, mõndel on kohe alguses selgus, et nad tahavad kasvada, nad tahavad maha müüa ja võib-olla peale seda tahavad esimese klienti kuskil soojamaal miski levutada. Teistel on meeldib lihtsalt jooksutada. Mõned tuttavad on saavutanud 200–300 000 käive kuus ja need on stabiilne, nad tahavad kasvada. Ettevõtte siuke normaalne raha tuleb iga kuu, miks mitte, kui see neile sobib. Ehk see pea exit teenumas ei ole ainult 5 samas on kui see ei kasva, siis nagu 50 nädalast töötunudest sellist nagu olemasoleva portfelli jooksutamisse kulub. Nii kui sa otsustad kasvada, see töö maht mitmekordist. Aga kui on elustiili äri, siis ega seal väga palju tulegi. Tellid uusi asju, tellid uue sama kauba juurde, uusi tooteid turule ei too, ja siis sa ei testi, sa ei valideeri, sa ei võtta näidiseid, sa ei loo uusi fotosid, see vajadus puudub. Aga siis sa pead arvestama, et ega ühegi toote elukaar ei ole lõputu. See on umbes mingi 5 aastat, et ikkagi varem või hiljem sa peaksid mingi uue toote tooma turule juurde, et oma portfelli tavalist käivad nagu hoida. Ja mul on küsimus, et kui nad on nõus maksma selle toote kasumi 3–5 korda. No midagi tavalist, jah. Mis nad teavad sellega? Ega nad ei oota mingi 3–5 aastat, et see neil nagu... See on vastava asja. Esiteks nende operational cost ehk püsikulud on nende operatsiooni koosed väiksed, et kui mul on 3 portfelli, aga mul on 1 raamatupida, mul on 1 juht, 1 tarkvarakulu, 1 kontor. Ja nendel on üldiselt mingisugune teadmine, mida meil ei ole. Kas neil on süvateadmine Walmartist, neil on süvateadmine tavapoodidest, ja nad lükkavad kuskile teistesse kanalitesse selle sama portfelli sisse. Ja see on nende see võrk, mida nad lähevad nagu tegema. Ja veel lisaks, et ettevõtted kasvatavad Amazoni ärisi 4–5 või maksimum 7 miljoni. Need on väiksed ettevõtted tegelikult. Selles sa suudad teha, ma ei tea... No suudad, kui Eestimaa saab... 7–10 inimesele. Kui sul on 10 inimest, sul oled võimalik, et sul on, ma ei tea, 5–6 turundajat.
Leega üks on spetsialiseeritud, eks teil on BBC-kampaania täiendav muud asjad. Need suured ettevõtted, need agregaatorid, kes ostavad Amazoni äärist, neil on nagu terve osa, kes tegevad ainult turundusega. Üks on TikToki spetsialist, siis on nii Pinteresti spetsialist, Google AdWordsi spetsialist. Meie ei saa seda luksust endale lubada ja sellepärast me kasutame neid kanaleid ainult siis, kui on väga nagu pareeto, ehk siis annab meil tõesti 80% sellest tulemusest, mida me vajame. Ja see on väga reaalne, et sinu äri kasvab, ma ei tea, 4 või 5 koodistab nagu ühe aastaga. Reaalselt nemad saavad oma raha tagasi, see ei ole probleem. Või kui nüüd panevad mitu portfeli kokku nagu teile maigis, siis nad suudavad need müüa edasi. Siis on raha hoopis teine. Nende väljakutse on pigem see, et kui mul on nii palju tooteid ja nii palju inimesi, Amazoni valdkond on väga uus, need töötajad on väga uued, et kogu selle masina monstrum jooksutamine tegelikult ei ole lihtne, aga see on nende juhtimisülesanne. Täna me näeme, et mõned nendest on hädas ja ju nad siis seal arvavad ja ajud on ju, et vahetavad need hädad ära. Palju liikuvaid osasid on Amazoni äris. Tahab keegi veel midagi teada? Oleme mõelnud, me ei ole lõpuni läinud. On laual olnud. Sest praegu me näeme, et aasta vähemalt, meil on juba nagu tiim olemas selle taga. See ei ole nii, et võtab 5 aastat nagu portfeli käivitada, aga ikkagi võtab aasta vähemalt või 1,5 meil ka võtab praegu. Kui me suudame seda osta kohe välja, siis on tegelikult väga tutikas. Ja kui sa kuidagi teed, hindu lõike ja sa võid klikid ära. Tõesti head abilised, et olete näiteks ikka koolitud ja nad ise algusest lõpuni nii, me teeme nüüd seda, need asjad käivad nii või on profid. Põhimõtteliselt otsime inimesed, kellel on silm säravad ja kui sa näed, et on selline inimene, kelleks sa klapid, kellel on huvi sinuga minna edasi ja tundmatusega, see ongi, kui inimesed, kelle meeldib ainult korduvalt tööd ja selline turvalisus, nemad ei sobi, aga kui ta on selline nagu ründaja, siis lihtsalt istub ja siis ta õpetab ja tema õpib. Üldiselt, kui sa töötad Amazoniga ja hakkad juba rääkima ka sõpradele ja siin ma tegelen selle teisega, et siis hakkavad vaikselt inimesed küsimuse käest pigem, et pauagi äge asi, mis sa teed, ja siis sa näed, et mõni tõesti nagu ongi valmis sinna liituma, et meil on 2 tiimiliiget liitunud läbi selle, et nad on sõnumi saanud mulle. Et ei, et kui te vajate abi, siis palun kirjuta. Ja jumalast ägedad inimesed, jumala head inimesed, jumala null taustaga, mitte midagi Amazonist ei tea. Samas Amazoni kooli ettevõtete kogukonnas on inimesi, kes otsustavad mingi hetkel perepõhjus või elustiili põhjus või põhitöökohast tehti hea pakkumine, et edasi teha. Et nad ei lähe täisettevõtlusega edasi ja nemad saavad teha osaliselt teenust või täisajal tulla tiimi. Eesti teistest Amazoni tiimidest Amazoni kooli õpilased väga sageli lähevad, kui nad vaatavad, et ei, ma tahan esialgu näiteks õppida protsessi niimoodi, et ma ei tee üksi, aga ma olen kellegi tiimis. Aga ma tean, mida ma teen, sest ma olen koolitust läbinud ja ma olen nagu teadlik, et ma ei kuule esimest korda sõna autostock, ehk siis kaup on otsas või BBC, ehk siis pay-per-click, makstud reklaam. Kuidas see nagu äri sisekliimas, et kuidas see nagu, kui on abilised, kuidas see nagu on protsentuaalselt jaotatud või on mingi tunnitööd või ja kuidas see nagu teemad nagu üles kui sa võtad mis töölõigu peale sa abilist võtad, aga meie esimene abiline tegi logistikat, klienditeenindust ja siis igasuguseid pisikesi asju. Ja siis hiljem temast sai üldiselt logistika osakonna juht. Et ta kasvab põhimõtteliselt see samas laua taga oma vastutuse suurenemisega kogu aeg edasi. Aga sa võid võtta Upworkis, sa võid võtta Filipiino assistentiks endale $400 eest kuus. Meil on customer service ja turuanalüüsid, üks väga tutikas klient Filipiinidelt. Ütleme, et hei, nüüd on siin, ma ei tea, näiteks koerapuurid ja nišš, anname ette konkurendi tooted, siis ta makserdab läbi, ütleb suuremad probleemid, suuremad head kohad, vaatab hinnaanalüüsid teeb ära ja vaatab koostööga vaatab, et meil on ruumi siseneda sinna. Aga see, mis me
50 tootega peaksime ise läbi tegema, siis lihtsalt neid protsesse on nii palju erinevaid, et siis lõpuks vaja leida. Ja, aga ütle sa, ma ei taha, et sa enne võtad abilise, kui sa ei ole ise seda protsessi ära õppinud. Vastasel juhul sa ei tea, mida sa tellid. Sa ütled, tee mulle turuanalüüs ja siis ta on nagu veits kõhuli, et mis ma sulle siis analüüsin, aga sina ju pead ütlema, kui sa unustad talle öelda, et vaata küsimusi ka, mida inimesed küsivad. Näiteks mingi laste turvatoolide kohta, et kas see turvatool sobib teise tootja raamile. Kui sa toodet arendad, siis sa väga tahad seda teada. Kui sa ise mitte kunagi ei ole mitte ühtegi küsimust analüüsinud ja sa oma Filipiino assistendilt ei oska seda küsida, siis sul jääb kulda väärt informatsioon lihtsalt kätte saamata. Nii et esialgu õpid kõik protsessid ise ära ja siis võtad endale abilise ja hakkad koos abilisega need asjadest tegema. Õpid ja läbi seda hästi. See on see põhjus, miks me oleme fotograafid ja õmplejad ja logistikud ja kõik. Jah, sa tahad seda teha igaveseks, aga sa pead seda vähemalt paar korda tegema, et tea, millest see jutt on. Ja sinu kindlasti sinu kõige tähtsam osa on ikkagi leida tooteid, mis testida, leida tooteid, kõik muud protsessid varem või hiljem sa võtad kellegi endale tiimi, et koos on ikka oluliselt ägedalt teha Amazoni. Aitäh, et tulite. See, kes on Amazoni koolis, palun jää korraks minu ja Manni juurde, teeme koos pilti. Kes tahab küsida Karli käest nendes küsimusi? Karl on väga edukas Amazoni ettevõtja, noor jurist, otse kuule lennanud ettevõtlusega, et Sky is the limit ja küsi Tiina Karli, kui tahab. Karl on ka tiival mõnda aega. Ja suhtleme teiega siis, kui on küsimusi olla teada, kell 9 saad Neili YouTube'i kanalist leiad Elleraadik kanalist hästi palju juhendeid, kuidas tooteid leida, erinevaid intervjuusid erinevate müüjatega ja konverentsi kindlasti näeme teiega. Nii et aitäh, et tulid.